Enne kui ma teen meie tänasele külalisele sissejuhatuse, edastan mõned praktilised teated muuseumi poolt. Mis tänast loengut puudutab, siis mul on see palve, et kuna me otsustasime teha miitingu formaadis, siis et me tunnetaksime rohkem sellist kollektiivset kohalolu, et siis kui keegi juhtumisi unustab ennast vaigistada, siis me võib-olla enda poolt juhime sellele tähelepanu, aga et palun hoidke oma mikrofoni vaikse peal. Küsimused, palun pange kirja kõik chati kasti, et siis pärast ma ise loen tänasele külalisele ette. Ja kui vestluse käigus loengu lõpus tekib veel jooksvaid küsimusi, siis vaatame, kui seltskond ei ole liiga suur, et siis saame võib-olla ka otse võtta mõne küsimuse. Ma teen juba ette reklaami, et 2 nädala pärast, et siis 26. mail on siin samas Zoomi vahendusel meil külas Andres Setšuk, samuti arhitekt, ja 9. juunil kunstnik Ingel Vaikla. Need loengud toimuvad samamoodi siis e-loengutena. Muuseumi osas ütlen veel seda, et juba eelmisest nädalast on meie uksed taas lahti. Näitused on külastatavad, et olete oodatud tagasi Rotermanni soolalattu. Ja juba 19. mail avaneb kunstnik Ingel Vaikla visuaalne uurimistöö meie arhitektuurimuuseumi fotokogu põhjal. See on selline põnev sissevaade, kuidas arhitektuuri jäädvustamine peegeldab ühiskondlik poliitilise tendentsi ja võimu, et kuidas võim ilmneb ruumis. Selle näituse pealkiri ongi võimu vaatlus. Samuti soovitan vaadata meie kodulehele. Meie e-pood järjest täieneb. Seal on mitmed nii meie kui siis teiste kirjastajate trükised ja meie suveniire eelmistest ja praegustest näitustest. Võib-olla leiate sealt mingeid toredaid kingitusi. Aga nüüd tänase külalise juurde. Meie tänane külaline, nagu te ehk juba olete lugenud, on Johanna Jõekalda, kes on arhitekt, töötab Eesti Kunstiakadeemias VR-labori juhatajana. Ta on õppinud Viini rakenduskunstide ülikoolis ja 2017. aastal lõpetas Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Tema erihuvi on olnud juba aastaid seotud interaktiivsuse, niinimetatud laiendatud reaalsusega, niisugused hübriidvormid, kus siis pärisruum ja virtuaalne ruum omavahel põimuvad, olgu siis kavandajate, projekteerijate poolelt või siis ka kasutaja perspektiivist. Tema on neid sildu püüdnud ehitada ja on teinud seda väga põnevalt, sellest tänases loengus ka kuuleme. Johanna Jõekalda on astunud üles ka näitustel mitmetel Praha eksperimentaalarhitektuuri biennaalil ja ka Tallinna arhitektuuri biennaalil. Ja võib-olla eriti märgilisena aastal 2014 koos arhitektide Siim Tuksami ja Juhan Taliga kureeris ta Eesti ekspositsiooni Interspace Veneetsia arhitektuuri biennaalil. Praegu on ta tegev lisaks VR-laborile ka Tallinna strateegiakeskuses ja tegeleb Putukaväila projektiga. Kordan veel üle, et kui teil tekib Johannale küsimusi, siis pange need palun chati kasti, vestluse kasti. Loeng kestab circa 50 minutit, siis pärast seda vestleme Johannaga ja võtame ka teie küsimused ette. Nii et Johanna, palun, ekraan on sinu ja tere tulemast, ole lahke. Tervist kõigile! Nii, kas nüüd on esitlus ka nähtav? Ja kõigepealt tänu Karl Taagile tutvustuse ja loengu kutse samuti. Üks märk veel, pane teise ekraani peale ka. Ja, nüüd on olemas. Super. Tänu ja Karl Taagile tutvustuse ja loengu kutse eest ja tervitus kõigile kuulajatele.
Ma mõtlesin, et ma räägin täna eelkõige laiendatud reaalsuse mõistest ja sellega seotud tehnoloogiliste lahenduste kasutamisest arhitektuuris. Ja ma räägin eelkõige selle nurga alt, et kuidas need lahendused võivad meie kasutajakogemust ja reaalsuse taju muuta ja meile seeläbi ka uusi ruumielamusi pakkuda. Ja ma alustaksin oma loengut ühe ajaloolise näitega, 30ndatel kirjutatud novelliga Pygmalioni prillidest. Ja see novell rääkis ühest mehest Stan Burke'ist, kes kohtas ühte müstilist professorit, kes oli leiutanud sellised prillid, mis võimaldasid seal kogeda filme, nii et nad olid ise osa sellest loost ja oli ühtlasi võimalus kogeda seda filmi kõikide oma meeltega. Ja järgmisel hommikul, kui see Dan Burke üles ärkas, oli tal palju segadust sellega, kas tegu oli siiski päris kohtumise ja päris prillidega või tema enda kujutlusvõimega. Ja võib-olla see lugu lihtsalt juhatab ka hästi sisse need tänased teemad selle osas, kuidas me virtuaalse reaalsuse mõiste all saamegi rääkida väga laiast sellisest ampluaast teemadest, mille üks ots on selline kujutletud reaalsus, mida me võime näha unes, ette kujutada mõnda raamatut lugedes, teatrietendust vaadates ja teine osa on justkui siis see simuleeritud reaalsus, mis tähistab seda, kui mingite abivahendite toel püütakse meie jaoks siis seda kujuteldavat kogemust veel oluliselt lähemale tuua. Ja selle Dan Burke'il ilmnes, et tegu siiski oligi simuleeritud reaalsusega ja kuivõrd see lugu on 30ndatel kirjutatud, siis see on väga selline tähelepanuväärne peatükk ulme ajaloos, kus esmakordselt sai vähemasti fiktiivsel kujul selline virtuaalreaalsuse kontseptsioon väga terviklikult edasi antud. Ja selles, et tegu oli simuleeritud reaalsusega, jõudis tagi selgusele, kui ta uuesti seda müstilist professorit kohtas, kes selgitas talle ära, et tõepoolest talle pandi pähe stereoskoopilised pildid ja see lisatasand, mis seal loos on huvitav, on see, et ta ei osalenud siis selles loos selle passiivse pealtvaatajana, vaid see professor ise oli teinud sellist eksperimenti, kus ta ise reaalajas suunas kaamera pilti ja justkui etles neid loo kaaslaseid, et tekitada selles Dan Burke'is siis tõesti selline maksimaalse immersiivsuse tunne ja tõesti kujutelm sellest, et ta ongi sattunud kuskile mujale ja ongi võimatu vahet teha, kas on siis päris see või midagi muud. Ja see lugu on huvitav iseenesest ka selle külje pealt, et ta räägib meile aspektist, kus kuni tehnoloogilist võimekust selliste lahenduste tegemiseks ei olnud, siis etles keegi inimene meile masina võimekust. Tänapäeval on meil justkui tehisintellekti ja arenenud arvutisüsteemide näol võimalus seda simuleeritud reaalsust teha ilma, et keegi inimene peab midagi nöörist tõmbama või kaamerat suunama. Aga siis ulme ajaloos on mitmeid selliseid huvitavaid erinevaid momente just sellest, kus on vaja sellist intelligentset inimjõudu mingite müstilisena näivate lahenduste taga. Ja kuna ma ise pean virtuaalreaalsuse tehnoloogiate juures arhitektina kõige huvitavamaks just seda, et see võimaldab meil läbi simuleerida selliseid keerukaid ruumiolukordi, mida meil võib-olla sellistes staatilistes 3D mudelites ei oleks lihtne siis ära kujutada, võib-olla isegi oma peas välja mõelda, siis mind on huvitanud ka ajaloos just mingid need etapid, kus interaktiivsed ruumielemendid on juba ulmekäsitluses justkui olemas, aga tegelikult juhib neid siis keegi ekraani taga ja Star Treki siis seriaalis olid legendaarsed ise avanevad ja sulguvad uksed, mille puhul olid mitmed ehitajad ja arendajad pöördunud selle seriaali tiimi poole, et teada saada, mis tehnoloogia ometi selle taga on, kuni nad lõpuks avalikustasid, et tegu oli omaette tööpistil mehega, kes nöörist vajalikul hetkel tõmbas.
Aga see interaktiivsete elementide selline huvi siis paljuski sealt tulebki, et meil on võimalik ka arhitektuuris erinevaid laiendatud reaalsuse tehnikaid kaasates üha enam seda tüüpi siis lahendusi ka oma disaini kaasata ja siis läbi analüüsida oma mudeleid selliselt, et võib-olla on seal ise avanevad uksed või muud avatäited, võib-olla on seal automaatselt sisse või välja lülitav valgus, aga need on tegelikult lahendused, millega me ise täna oleme juba linnaruumis väga harjunud. Poolavalikes hoonetes, ka paljude individuaalelamutes on juba seda tüüpi targad lahendused kasutusel ja mind huvitab ise arhitektina eelkõige see, et kuidas selliste lahenduste kasutust nagu siis loovamalt võtta ja kuidas neid paremini ruumilahendustesse integreerida, sest täna need kipuvad siiski olema mingid standardlahendused. Selle üheks seaks näiteks on kas või eskalaatorid või liftid. Ühest küljest võib-olla tundub, et miks arhitekt peakski seda tüüpi selliste tühiste teemadega nüüd nii aktiivselt tegelema või sinna oma disainiressurssi panema. Aga teisest küljest jällegi, kui ajalukku vaadata, siis nendel lihtsatel elementidel on olnud hästi suur mõju eskalaatori puhul sellele, et teeninduspinnad said laieneda esimeste korruste tasapindadelt ka kõrgemale, sest inimesed said sinna lihtsamini ligi. Liftide puhul sai võimalikuks kõrghoonete ehitamine, erinevate transpordiviiside levikul linnade laienemine ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui mõelda, mis on täna siis need sellised olulised tehnoloogilised sammud, mille puhul me võib-olla kunagi vaatame, et need on nendeks justkui võtmeelementideks, mis on pannud meid ruumi teisiti kasutama, ruumi teisiti kogema ja ruumis teisiti mõtlema, siis minu jaoks need on eelkõige interaktiivsed lahendused. Kui interaktiivsetest lahendustest natuke lähemalt rääkida, siis justkui tavakasutaja jaoks seonduvad need üldiselt eelkõige lihtsalt selliste liikumissensoripõhiste lahendustega. Et astun ukse ette, liikumissensor mõõdab, kui kaugel ma parasjagu olen ja uks läheb lahti. Mind ennast huvitavad eelkõige sellised tähenduslikumad interaktsioonivormid ja seda võib-olla hästi võtabki kokku see, et kui interaktiivse lahenduse puhul meil on siis mingisugune sensor, mis mõõdab mingit ruumis toimuvat muutust ja vallandab siis teatud muutuse peale mingisugust toimingu, siis see sensor võib olla ükskõik mis ja see põhimõte saab säilida. Et liikumissensorid on küll üks tavapärasemaid näiteid, et ruumis mingisuguseid käskluseid vallandada valgustite või uste avanemise sisselülitamise näol. Aga tegelikult see andmesisend seal taga võib olla ükskõik mis. Ja see võib olla põhimõtteliselt kõik, mida me saame mõne sensoriga andmeliselt mõõta. Ja see, mis minule kõige rohkem on siis viimastel aastatel huvi pakkunud, on erinevad biomeetrilised sensorid, mis võimaldavad inimese keha pinnalt lugeda mingit spetsiifilist infot, mis siis kas annab meile aimdust tema enesetunde kohta või näiteks sõrmejäljelugerite näol võimaldab ka näiteks teda identifitseerida. Ma ise olen nii Eesti Kunstiakadeemia veellaboris kui ka varasemalt Angevantes ja oma lõputöös Kunstiakadeemias tegelenud nahagalvaanilise reaktsiooni sensoritega, mis mõõdavad meie mikrohigitaset, et tuvastada selle pinnalt meie aktiivsustase, samuti südamerütmi sensoritega, mis on samuti sellised sümpaatilist närvisüsteemi kirjeldavad sensorid, mis aitavad meil teha selliseid põgene või võitle selliseid instinktiivseid otsuseid, aga samuti ka elektroentsefalograafia seadmetega, mis on juba siis gramm keerukamad ja võimaldavad lugeda meie eri ajuosade bioelektrilist aktiivsust. Ja selle pinnalt juba siis arvutada välja, mis on meie positiivses negatiivsustase, mis on meie aktiivsus-passiivsustase
ja selle info kokkupanemisel saame me juba üsna põhjalikult analüüsida, kuidas inimene ennast ühes või teises keskkonnas tunneb. Ja lisaks analüüsi aspektile me võime ka kasutada seda selleks, et käivitada mõni näiteks ruumilahendus selleks, et inimene ennast seal mugavamalt tunneks. Et me võime mõelda näiteks targa ruumilahenduste peale, mis võivad näiteks valgust siis reguleerida vastavates värvitoonides või soojus-külmusastmetes, et atmosfääri muuta. Võime ka mõelda keerukamate robootiliste süsteemide peale. Ja huvitav on iseenesest see, et ajuarvuti liidese esmane kasutus ei tule üldse mitte sellisest inseneeria valdkonnast, vaid ühelt heliloojalt Alvin Lussierilt, kes juba 60-ndatel hakkas katsetama siis erinevate biomeetriliste sensorite abil selliste alternatiivsete eksperimentaalsete muusikateoste komponeerimist. Ja tema siis andiski justkui oma aju alfa sagedusele vaba voli siis antud näites löökpille mängida. Ja see on jah, selline märgiline seda tüüpi seadmete kasutusajaloos, sest jah, nagu öeldud, see ei ole mitte siis sellises passiivses kasutuses, et lihtsalt infot koguda või midagi analüüsida, vaid sellises aktiivses kasutuses, kus kasutaja sekkub kuidagi mingisugusesse protsessi, et seda siis kuidagi isiksustada. Ja samaaegselt me teame ka arhitektuuri ajaloost erinevaid just selliste interaktiivsete ruumilahenduste üle fantaseerivaid näiteid, millest tegelikkusele jõudis kõige lähemale Cedric Price'i Fun Palace Project, mis oligi mõeldud Londonisse sellise 10-aastase ajutise nagu hoonena, mis siis pakuks erinevaid selliseid haridus- ja kultuuri funktsioone. Ja samal ajal toimetas iseenesest ka MIT-s selline grupp nagu Architecture Machine Group, mis tegi erinevaid katseid just siis kasutaja ja masina koostöö osas. Et nende üks tuntumaid näiteid on siis selline maketiskaalas ruum, kus selline robotkäsi tõstis terve näituse lahtioleku vältel ruumis klotse ümber ja samal ajal eraldi sensor jälgis, kuidas siis nende Mongoolia liivahiirte käitumine ja ruumikasutus selle käigus muutub. Ja kuigi tegu muidugi või kuigi eesmärk oli jõuda sellise kasutaja ja masina vahelise tasakaaluni, siis nendes esimestes katsetustes küll kippus asi olema sedapidi, et üks masin läks katki ja kasutaja jälle selle võrra üha agressiivsemaks. Aga need on siiski sellised märgilised momendid, mis kompavad neid samu piire, millega täna meil on täiesti realistlik tegeleda. Ja eelkõige siis just nimelt tänu sellele, et nii ruumid ise 3D-mudelite näol, kui ka see, kuidas me neid kogeme, siis näiteks siis nende EEG-seadmete abil, on muutunud mõlemad siis andmeliselt defineeritavaks ja kuivõrd need mõlemad on andmeliselt defineeritavad, on meil juba lihtsam üles ehitada selliseid keerukamaid tagasisideringluseid, kus me saamegi öelda, et mingi enesetunde peale tuleks mingisugune käsklus vallandada või siis ja mingisugust ruumilist parameetrit muuta. Ja ka tänases arhitektuuripildis on sellest mitmeid huvitavaid näiteid. Näiteks Milano mööblimessil aastal 2017 oli Google'i disainstuudio koostöös Readymade nimelise arhitektuuribürooga siis teinud 3 sellist külastajate ruumi eelistusi nagu raporteerivat testruumi ja kõik külastajad said peale nende paviljonide siis külastamist ka ise siis raporti oma ruumi eelistustest ja selle eesmärk oligi teadvustada eelkõige seda tüüpi tehnoloogiate olemasolu. Aga samuti on ka projekte, kus sedasama biomeetrilistest andmetest tuletatud siis andmeanalüüsi on kasutatud juba selleks, et seda keskkonda otse mõjutada.
Siin on üks näide Hussein Shalajani rõiva kollektsioonist, kus nende rõivaste kandja nagu siis enesetunnet analüüsitakse ja projitseeritakse sellest lähtuvalt ruumi siis vastavasisulisi visuaale. Et see on selline huvitav nagu enesereflektsiooni nagu projekt, kus siis inimese enda justkui kasutajakogemus paisatakse sinna ruumi välja. Arhitektuursema poole pealt on üheks huvitavaks näiteks Guvencio Celli Cerebral Hut projekt, mis on üks väheseid selliseid ikkagi 1:1 skaalal valmis ehitatud näiteid, kus EEG andmete mõjul paviljon reaalselt muudab oma füüsilist vormi. Ja teise külje pealt jälle üks sellistest võib-olla natuke argisematest näidetest on UN Studio Escape'i selline kontori paviljoni lahendus, mis on mõeldud tööstressi maandamiseks ja kus on samuti võetud lihtsamad biomeetrilised sensorid siis appi selleks, et inimese stressitase tuvastada ja teatud mustrite värvide kombinatsiooniga siis inimest stimuleerida. Mõned näited siin veel näiteks Vildenaarilt ühe galeriipinna näol, mis oligi ette nähtud just selleks, et sinna oleks võimalik siis sellist multimeedia sisendit vastavalt vajadusele sisse tuua, et võib-olla teie silm esimese pilguga ei haara, aga kõik need sellised erinevad kas või värvikoodi tähised või markerid seal ruumis on just mõeldud selleks, et seda multimeedia kihistust sinna lihtsamini peale kalibreerida. Samuti on sel põhjusel seal ruumis välditud siis teravaid nurki, et võimalikult selline immersiivne või kõikehõlmav või selline jätkuv ruumi kogemus sealt saada. Ja just selline visuaalsete ja funktsionaalsete lahenduste ruumi integreerimine ongi minu jaoks ka kõige põnevam aspekt nende tööde puhul. Üheks hästi põnevaks näiteks on Lars Kuibrööki veepaviljonid, kus tema siis tõi sellisel maksimaalsel viisil nagu füüsilise virtuaalse ruumi erinevaid elemente interaktiivselt kokku, nii et kasutaja sai seal siis nii erinevaid heli kui valguse kui projektsioonivoogusid vallandada. Veel üks näide sellest samast projektist siin. Ja ma ise linnaruumis liikudes tihti mõtlen, et meediafassaadide näol on meil meeletu hulk sellist kasutamata potentsiaali, kus iseenesest on tegu suurte pindadega, mis võiksid kuvada ükskõik mida, mis võiksid olla arhitektuuri paremini integreeritud ja paremini ka selle arhitektuuri elamuse teenistuses. Aga sageli need näitavad siiski põhiosa ajast mingit screensaverit. Antud juhul siin näide ühest Viini lihavõtte meeleolus panga fassaadist, kuhu on lihtne paint art peale kuvatud. Veel sagedamini näeme me nende peal lihtsalt sellist tuima reklaami ja vahel harva õnneks ka tuleb ette, et me näeme siiski nende peal kunsti, et Exploredi majal oli hiljuti minu meelest väga tore koostööprojekt Kaasaegse kunsti Eesti Keskusega, kus 3 kunstniku teosed valitud õhtuteks siis nendel meediafassaadidel pandi siis kangastuma. Aga ja, ma ise justkui unistan sellisest tulevikust, kus me kasutaksime rohkem sellist meedialahenduste ruumi integreerimise potentsiaali ära ja taas, kui võib-olla mõndadele tundub, et see teema ei peaks olema päris arhitektide pärusmaa, siis näiteks arhitektuuri ajalukku vaadates juba Vitruvius kirjutas väga põhjalikult lahti selle teema, kuidas arhitekt siis maalinguid enda kasuks saaks tööle panna ja kõige sellised mõjusamad näited ruumi poolelt on muidugi barokkirikute laed, kus me tihti näeme, kuidas teisel pool mõttelist pildipinda jätkub justkui seesama ruum. Ja mulle endale tundubki, et tegelikult seda tüüpi selliste meedialahenduste näol on meil potentsiaal viia need teemad mingile uuele tasandile. Et kui näiteks nende ajalooliste maalingute puhul on meil siiski tegu sellise naelutatud perspektiiviga, kus maaling mõjub tõepärasena vaid ühest kindlast punktist, siis tänapäeval me võime ka ette kujutada
sealjuures seda interaktsiooni aspekti, kus maaling näiteks kohaneb vaataja asukohale, võib-olla mitte ainult asukohale, vaid ka tema enesetundele ja teeb midagi tõesti selle ruumielamuse võimendamiseks. Ja veel üks põhjus, miks mulle endale iseenesest tundub selles teemas nagu väga suur potentsiaal, ongi siis ka sellepärast, et üks moment. Et me tajume tegelikult ruumi ikkagi ühe tervikuna, et ruumis liikudes me ei tõmba ise piiri, kus lõpeb meie arhitektuurielamus ja kus hakkab meie näiteks graafilise disaini elamus. Me tajume ruumi ikkagi ühe tervikuna ja seda enam mulle tundub, et seda võiks ka disainida selles mõttes ühe tervikuna ja mitte sellisel viisil, et arhitekt disainib maja, aga näeb selle fassaadile ette mis tahes. Ja see muidugi paneb ka arhitekti rohkem justkui sellesse rolli, et ta justkui peaks olema mingis mõttes selline content creator ja mingis mõttes interaktsioonidisainer ja ma muidugi ei arva, et ta seda kõike tingimata üksinda peab tegema, aga jah, et erinevad sellised interdistsiplinaarsed koostöövormid, ma usun, et võimaldavad ja nagu selliseid uut tüüpi ruumielamusi hakata välja töötama. Ja selle äärmusliku vormina võiks välja tuua ka näited sellistest üdini virtuaalsetest ruumidest, mis ei olegi mõeldud mitte füüsilise vormiga koosluses kogemiseks, vaid mis ongi sellised omaette teosed, millest üks tuntumaid näiteid on asümptoot arhitektide siis New Yorgi aktsiaturu siis virtual trading floor, mis oligi disainitud sellise 3D keskkonnana, mis küll lähtus olemasolevast füüsilisest ruumist, aga kus oli siis reaalajas võimalik näha kõiki neid aktsiaturu graafikuid ja indekseid muutumas. Ja see oli ka siis aktiivselt kasutuses. Ja tänapäeval on need teemad saanud nüüd hiljuti veel ühe sellise huvitava nagu twisti juurde seoses NFT ehk non-fungible tokeni esiletõusuga, mis siis, eks ole, lühidalt öelduna võimaldab meil justkui digitaalset sellist signatuuri panna digitaalsetele teostele juurde, andes neile ka siis sellise kunstiteosena suurema kaalu. Ja hiljuti müüdi esimene NFT arhitektuuri näide, Krista Kimmi Mars House, mis oli lihtsalt 3D mudel, mille eest oldi valmis käima välja $500,000. Et see on ka üks näide võib-olla sellest, kuidas isegi arhitektuurihariduse pinnalt ei pea tingimata kujutama ette ainult füüsiliste ruumide kavandamist, vaid ka täiesti omaette selline tööpõld võib olla tegelikult selliste virtuaalsete ruumidega toimetamine. Ja kui need NFT-d on võib-olla natuke selline äärmuslikum näide, mis ka alles otsib enda sellist tõsiseltvõetavust, Aaron Petski ka hiljuti kirjutas just huvitava artikli sel teemal, siis samal ajal näiteks mängutööstus on teine aktuaalne selline tööpõld, kus ma ise tuleks uuesti selle mõtte juurde tagasi, et tegelikult me ise ruumielamust ei lahuta niivõrd osadeks. Me justkui kogeme siiski end ümbritsevat ühe tervikuna ja kas või see, mida siis nooremad või vanemad mängurid ekraanidelt näevad, on justkui ka mingit pidi siiski ruumiline keskkond, mis võib samamoodi anda lausa arhitektuurset elamust. Ja ma ise leian, et ja, need on valdkonnad, kus ka arhitektid võiks üha enam koostööd teha. Aga kui siit nüüd edasi minna, selle vahemärkusega veel ütlen, et kui nende viimaste NFT näidete puhul on olnud tegu siiski on ju väga suurtes summades nagu siis nii-öelda väärtustatavate projektidega, siis selle biomeetriliste andmete teema jätkuna üheks huvitavaks nähtuseks on Costa Boda veetud kunstioksjonid,
See on üks Skandinaavia selline tarbekunstikeskus siis, kes on teinud selliseid elamuspõhiseid kunstioksjoneid, kus teose saab endale see, kellesse kõige tugevamaid tundeid tekitab. Ja hetkel siin ekraanil ongi näha üks naine siis nautimas ühte klaasikunsti teost ja samal ajal on tal siis näppude küljes need nahagalvaanilise reaktsiooni sensorid, pildilt teised sensorid ei paista välja, aga seal oli samuti minu meelest südamerütmi sensor ja mingi lihtsam EEG ehk siis elektroentsefalograafia seade juurde integreeritud. Ja seal nendest andmetest tuletatigi siis graafikus, mille pinnalt tuvastati, kelles kõige tugevamaid tundeid vastavad teosed tekitasid ja mingit raha sellel oksjonil keegi välja käima ei pidanudki. Et see oli kindlasti muidugi suures osas selline turundusprojekt, aga siiski huvitav näide sellest, kuidas sellist andmestikku võib ka kasutada täiesti valuutana. Seda enam, et sotsiaalmeedia ajastul on kõigi meie isiklikud andmed niikuinii mingis mõttes on ju ärilistel kaalutlustel kogu aeg kasutuses. Ja ma lülituksin ise siit nüüd edasi enda projektide poole, mis ühel või teisel viisil neid samu teemasid on adresseerinud. Need esimesed, mida ma näitan, on juba tegelikult 7-8 aastat vanad. Nii et mul ka endal täna esitlust kokku pannes oli huvitav korra mõtiskleda kas või selle üle, kuidas 2013 aastal Vaba Ruumi projekti kallal töötades ei olnud minul isegi teadvustunud veel arusaam VR-prillide võimalikkusest. Parasjagu oli just Google turule toonud oma Google Glassi seadme, mis võimaldas justkui siis silmanurgast mingit sellist teatud andmevoogu vaadelda, aga tegu ei olnud siis kuidagi sellise reaalsusele uute selliste ruumiliste kihistuste lisamise seadeldisega, vaid pigem seadeldisega, mis võib-olla tuletas sulle meelde, millal läheb järgmine buss või millal on sul lennuk minemas või võimaldas sul võib-olla hukates mingit retsepti järgida, aga ta oli siiski nagu väga teises teenistuses, kui need tänased VR, AR ja XR seadmed, mis võimaldavad meil tõesti ruumile siis nagu kolmemõõtmeliselt uusi kihistusi peale lisada. Aga siis ma kõigepealt mõne sõnaga räägingi Interspace'i projektist, millega me esindasime koos Juhan Tali ja Siim Tuksamiga Eestit ka Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Ja selle projekti põhifookus oli e-riigi avalikul ruumil ja sellel, kuidas siis erinevate teenuste digitaliseerumine siis paneb meid ka avalikku ruumi teisiti kasutama. Ta ei too meid kas või valimispäeval enam tingimata füüsilisse ruumi kokku, vaid meie selline elutempo hakkab üha enam keerlema meie individuaalsete seadmete kallal. Ja me püüdsime selle projektiga mõtestada, et kuidas siiski teha nii, et arhitektuuri see tooks kaasa mingisuguseid uusi kvaliteete ja mitte sellist avaliku ruumi hääbumist ja võrdlesimegi siis erinevaid selliseid osaluspõhiste protsesside näiteid avalikus ruumis, mille jaoks sellised individualiseeritud nutiseadmed annavad kindlasti hoogu juurde erinevate flashmob ürituste või muude selliste aktsioonide näol. Ja samal ajal paralleelina on ju sellised tsentraliseerituma linnaplaneerimise näited, kus ikkagi ruumis toimuvad asjad, sest keegi kuskil otsustas ja mitte selleks, et toimus mingisugune osaluspõhine selline organiseerumine ja kollektiivne tahe. Ja selle projekti puhul tagantjärgi isegi kõige huvitavam ongi see virtuaalpaviljoni aspekt, et Interspace'i nime all sai meil tehtud siis veebileht, mida oli võimalik ka nutitelefonist vaadata ja mis ühelt poolt võimaldas küll paviljoni sisuga tutvuda, aga teisest küljest võimaldas ka seal paviljonis tõesti selles mõttes virtuaalselt kohal käia, et kas või hetkel siin alumisel pildil näivad sinised jooned on tehtud digitaalsete kasutajate poolt, kes võisid olla tegelikult tuhandeid kilomeetreid Veneetsia
Arsenale ruumidest eemal, aga parasjagu selles paviljonis siis toimetasid. Ja selle projekti nagu eelloona sai tehtud ka mitmeid teisi eksperimente, et siin on vaade ühele soolalao ruumides tegelikult nagu kiirkorras toimunud sellisele pop-up näitusele, kus me kuvasime siis seda e-riigi avaliku ruumi teemalist uurimistööd ja selle keskmes oli meil selline kompassi tüüpi installatsioon, kuhu ilmusid sotsiaalmeedia postitused vastavalt sellele, kuidas nad geograafiliselt siis soolalao ümber asusid ja seal oli huvitav vaadelda, mida postitab keegi merelt kruiisilaeva pealt, mida postitab keegi turist vanalinnast ja mis paistab jälle Kadrioru või Lasnamäe poolt. Ja tagantjärgi ongi huvitav vaadata ja mõtiskleda just selle üle, et ka Instagram ja Twitter olid siis üsna hiljaaegu hoo sisse saanud platvormid, mis on tänaseni sellisel kujul nagu pidama jäänud, et huvitav on lihtsalt vaadata, kuidas mingid tähelepanekud läksid täppi ja kuidas samas mingeid teisi, eelkõige seda, mis puudutab just sellist immersiivsete ruumilahenduste esile kerkimist, ei osanud tolles ajahetkes veel õieti ennustada. Aga jah, sellest hoolimata on ka just need sellised visuaalsed mingid ruumikihistuste lisamise või ärakaotamise teemad mulle ka muidu loomingus olulisel kohal olnud. Siin on näide EKA galerii avamise jaoks tehtud installatsioonist Silmapiir, kus muutus siis justkui see virtuaalse kihistuse koondumispunkt. Nii et mööda seda projektsiooni pinna serva kõndides oli võimalik selle virtuaalse tegelasega koos selline väike rännak teha ja näha ühte sellist võimalikku illusoorset lisakihistust selle minu jaoks ka väga tähendusliku hoovi peal. Ja samas teiste külge pealt vaadatuna reitis ta siis oma sellise konstrueerimise põhimõtte. Ja sinna juurde olen ka teinud erinevaid selliseid lihtsamaid interaktiivseid installatsioone, millest üks viimane selline koroona aja projekt oli Mektori XR-keskuse juurde tehtud siis justkui sihuke sisearhitektuuri laiendus, siis installatsioon nimega Entroopia, kus kasutajal on võimalik siis nagu kehalise kaasamise läbi selles struktuuris korda luua. Aga kui nende näidete puhul on taas tegu nende liikumissensori põhiste näidetega, siis võib-olla on ka hea välja tuua, et tihti ma ka ise avastan ennast kasutamas siiski need kõige printsipiaalsemaid liikumissensoreid ja laadimas neid projekte mingite tähendustega, mis võib-olla ka ei ole sealt kõige lihtsamalt välja loetavad. Et tihti on ju liikumissensori kasutus mõne kunstniku või arhitekti poolt püüabki meile rääkida laiemalt osaluspõhisuse aspektist või siis sellisest jälgimisühiskonna aspektist. Aga et ja mind iseenesest ka just huvitab see, kuidas mingid veel tähenduslikumaid andmevooge nendesse ruumilahendustesse sisse tuua. Nii et tegu ei oleks mitte nagu pelgalt seda tüüpi lahendustega, kus keegi liigutab ennast mingisuguse pildi ees ja pilt tuleb kaasa, vaid et seal siiski on mingi sügavam ja võib-olla ka sellise muutamatum tähendus, kus võib-olla see süsteem saab ka ise selle kasutaja kohta midagi rohkem teada, kui see kasutaja ise sel hetkel isegi enda kohta teab. Ja nende teemade juurde tagasi tulles ma tutvustaksingi siis iseenda ja erinevate töögruppidega tehtud katsetusi siis just elamusandmete nii mõõtmise kui kasutamise osas, kui ka siis just nimelt nagu ruumi integreerimise osas. 2015 aastal me tegime Meri-Kris Jaamaga sellise väikse justkui loopuurimise projekti Psühhotektoonika,
mis tõukus paljuski just sellest, et esimesed need elektroentsefalograafia seadmed, mis võimaldavad siis on ju aju bioelektrilist aktiivsust muuta, olid tulnud just tarbijaseadmetena turule. Et kui varasemalt oli nende näol tegu siiski selliste meditsiinilise sertifikaadiga seadmetega, mida ilma neuroloogiliste eriteadmisteta oli pea võimatu kasutada, siis tulid esimesed Emotive Epochi ja Inobeo seadmed, mille puhul sellise mõõduka programmeerimisoskuse puhul oli võimalik ka ise nendest andmetest läbi närida. Ja me viisime läbi eksperimente erinevate selliste virtuaalsete paviljonidega. Üks nendest paviljoni vormidest on siin hetkel ekraanil näha. Ja me lasime erinevatel katseisikutel virtuaalreaalsuse keskkonnas neid paviljoni mudeleid vaadelda. Ja siis selle katse käigus mõõtsime selle inimese siis aju bioelektrilise aktiivsuse muutust. Ja hetkel see hallikas must joon, mis siin läbi selle paviljoni kulgeb, markeeribki siis tema trajektoori selle virtuaalse mudeli uurimisel ja need joonepikkused, mis sealt välja tulevad, omakorda siis tema seda justkui laetuse astet nii-öelda. Ja selleks, et neid andmeid oleks natuke lihtsam lugeda nii-öelda, siis me tõlkisime need ka sellisteks justkui rekonstrueeritud ruumi elamusteks, millest ma võin siin ka näidata ühte video näidet, kus siis ongi näha, kuidas see pildi keskosa saab järjest kirjutatud üle uue elamusinfoga ja see kajastab siis seda, kuidas vastav katseisik ise seda paviljoni vormi vaatles ja see punane sinine värvitoon ja need numbrid, mis siin ekraanil muutuvad, kajastavad siis sealjuures tema inglise keeles öeldakse arousali ehk siis justkui sellise üleslaetusastme muutumist. Ja selleks, et neid andmeid oleks veel lihtsam justkui tõlgendada, tegu oli justkui ajas muutuvate andmetega, omandasin ma ka erinevaid selliseid nagu justkui visuaalse andmeanalüüsi tehnikaid, millest levinuim on scatter plottimine. Tegu on siis selliste nii-öelda korrelatsiooni väljadiagrammidega, kus me saame kahele teljele panna siis teatud muutujad ja siin ongi näha hästi seesama temaatika, mida enne ma ka õrnalt puudutasin, et kui me saame ühe inimese elamustaseme kohta teada nii tema passiivsus-aktiivsusastme kui negatiivsus-positiivsusastme, siis meil on justkui võimalik kirjeldada tema kogu emotsioonide spektrit. Et aktiivse ja positiivse kattuvusala tähistab siis sellist vaimustunud olekut, samal ajal kui negatiivse ja passiivse kattuvusala siis sellist tülpinud ükskõikset olemist. Ja kui me hakkame ruumimudelis siis vaatama, kuhu antud juhul iga sekundi tagant välja salvestatud vaated selles diagrammis paigutuvad, siis meil on võimalik juba hakata tegema mingit järeldusi selle osas, mis mingis teatud ruumimudelis inimest külmaks jättis või kuidagi siis üles erutas. Siin on pealistiku üks valik ühe mudeli erikatseesikute andmeid. Ja selle sellise töövoo pinnalt ma läksin edasi ka oma magistritööga, mille teemaks oligi elamusandmed ruumi kujundajana. Ja magistritöös ma kavandasin Viini, tühja Viinflussi sängi, sellise lineaarpargi, millel oli 4 sellist olulist sõlmkohta, millest igaühes oli siis mõeldud mingi selline tajusid manipuleeriv võimalik muutus. Ja siin ka on võib-olla kohane tullagi just selle laiendatud reaalsuse mõiste juurde tagasi, millest oli ka mitmeid arhitektuuri näiteid nendes esitluse esimese osa slaidides, et see idee iseenesest oligi katsetada erinevaid füüsilise ruumi ja virtuaalsete infovoogude kokkusobitamise võtteid.
Siin on näha paar näidet, kus ma mängisin erinevate värvi mappingu ja selliste perspektiivi võimendusvõtetega. Siin paar näidet, kus erinevate selliste optika ja nagu valgus selliste efektidega, millega on samuti võimalik siis kas ruumi omaduste loetavust esile tõsta või just sellisel nagu siis eksitaval kombel nii-öelda ära peita. Ja sellise huvitava paralleelina on mul praegu olnud ka põnev töötada Putukaväila projektis, mis on samuti lineaarpark tegelikult, mida planeeritakse Tallinna, mis saab kulgema Kopli kaubajaamast kuni Hiiu rongijaamani, pakkudes võimaluse läbida kogu seda ala siis mööda kergliiklusteid ja mitte tingimata rongiga. Ja eelmisel aastal ma siis tegin ühe selle Putukaväila lõigu jaoks sellise liitreaalsusrakenduse, kus oli samuti võimalik 4 erinevas ruumipunktis näha mingisugust lisakihistust, mida hetkel seal füüsilises ruumis ei eksisteeri, aga mis annab aimu selle Putukaväila projekti tuumikväärtuste kohta, milleks eelkõige on siis elurikkuse tõstmine kogu selle trassi lõikes. Ja aimamisi tutvustab ka siis selliseid tulevikuvisioone, mida sinna on planeeritud. Ja kui oma lõputöös ma kujutasin ju siiski ette sellist füüsilist virtuaalset keskkonda, kus ei ole mingit lisaseadet justkui nende laiendatud reaalsuse kihistuste kogemiseks vaja, vaid need on sinna ruumi kas projitseeritud või valgusvoogude mingite teiste selliste meedialahendustega teostatud, siis selle Putukaväila äpi puhul, avalinna AR-i puhul on tegu siis sellise nutirakendusega, mida saab igaüks alla laadida, kas siis Google Play või App Store'i keskkonnast ja minna sinna koha peale seda katsetama. Ja seal on siis teostatud 4 garaaži otsa seina peale sellised tänavakunsti teosed, millele nutiseadme suunamisel siis käivitub ruumis vastavasisuline kihistus. Et siin esimene räägib meil säästvatest liikumisviisidest, sinna planeeritud kergliiklusteede, laadimispunktide ja trammiliini näitel. See oli huvitav projekt iseenesest ka selle osas, et katsetada just neid selliseid uudseid trackimise viise, et meil isegi endal oli projekti käigus põnev avastada, et kui levinumad on need liitreaalsusrakendused, kus sa liigutad oma telefoni ümber mingi väiksema objekti, nii et sina küll liigud oma telefoniga vabalt, aga AR-is või liitreaalsuses näed siiski mingit väikest objekti, siis selle puhul me kasutasime sellist extended tracking põhimõtet, kus sul on võimalik enda ümber ringi vaadata ja lausa 100 või mitusada meetrit telefon käes ühest kohast teise minna, nähes seda end ümbritsevat mudelit siis eri nurkade alt. Ja siin ongi ka näha teine stseen teise tänavakunsti teosega, mis räägib liigirikkuse temaatikast ja sealsest floorast ja faunast, samuti sealsete garaažiühistute võimalikku tulevast kasutust, et ärgitada kohalikke ise looma sinna neid funktsioone, millest nad ise parasjagu puudust tunnevad. Ja ka siis kogukonna aia laiendatud ettepanek, millega me Putukaväila projektiga oleme jõudnud sellesse faasi, et see ongi juba tegelikult sel aastal teostumas. Et seda tüüpi nagu siis praktiline aspekt on tal ka justkui juures, et ta nagu võikski iseenesest tutvustada ka laiemalt linnas siis uusi arendusi või pakkuda inimestele võimalust siis nende teemal näiteks kaasa rääkida. Siin on ka põgusad vaated just sellest planeerimise etapist, kus põhitöö oli just selle kallal, et kuidas näidata seda, mis tegelikkusega vastuollu ei lähe, et me ei satuks mitte mingisse veidrasse füüsilise ja virtuaalse ruumi sellisesse segatud mingisse vahepealsesse seisu, vaid need kaks ikkagi täiendaksid üksteist just sellisel tasakaalukal viisil.
ei sööks justkui üksteist mitte ära, vaid justkui siis võimendaksid üksteise nii-öelda elamust. Ja nende sarnaste teemadega tegeleme me aktiivselt ka EKVR laboris. Siin on näide siis fotogrammeetria abil jäädvustatud meie ruumi sellest füüsilisest kestast, aga me oleme teinud mitmeid erinevaid workshop'e, mille käigus meil on ka tudengid pakkunud meie enda ruumi jaoks välja mingeid selliseid lisakihistusi, millest üks näide ongi iseenesest siin, kus tudengitel oli ülesandeks valida mingisugused sellised nagu tajuanomaaliad ja kavandada sellesse meie veellabori ruumi selline lisakihistus, mis stimuleeriks siis mingi teatud nagu häirega inimesi. Et seal oli huvitavaid erinevaid projekte nii ärevushäire adresseerimiseks, antud juhul see tudeng tegeles sellise maatriksi efektiga, mis võib painata inimesi, kes on mingisuguse õnnetuse trauma läbi elanud ja tajunud justkui sellist aja seiskumise momenti, kus elu käib silmade alt läbi. Ja kui kontseptuaalse poole pealt need projektid on pigem abstraktsed, siis meil iga semester siiski on väga aktiivne fookus just sellele, et aktiivselt mingisugust uut tehnoloogiat tundma õppida ja kõik need mudelid, mida praegu ekraanil on näha, on mudeldatud käsitsi kätega õhus kontrolleritega vehkides, mis on ka üks näide sellest, kuidas seda tüüpi tehnoloogiad võivad anda arhitektile väga sellised vabastavad võimalused sellise hiirega ja ainult nimetissõrmega siis ekraanil asjade määratlemisest välja astuda ja saada siis 3D ruumis uute asjade planeerimisel mingisugune selline tõeline vabadus ja toimetada seal peaaegu justkui skulptor, kes õhku oma mudelit ehitab. Et need on paar näidet nendest projektidest. Aga varasemate teemade jätkuks me oleme tegelenud ka aktiivselt just siis selle elamuse analüüsi poolega, et meil oli üks huvitav projekt koostöös Silver Stenfeldi ja keskkonnapsühholoogidega. Grete Arro oli ju ka Elava ruumi sarjas eelmisel nädalal natuke sarnastest teemadest, mitte eelmisel nädalal, vaid eelmisel korral natuke sarnastest teemadest rääkimas. Ja siin on lühiülevaade ühest projektist, kus me tegime Põhja prefektuuri politsei siis jaoskonna jaoks sellise stadi sellest, kuidas kinni peetud ennast 48 tunni kongi paigutamise protsessi käigus tunnevad. Ja see projekt ajendus iseenesest sellest, et 48 tunni kongide näol on tegu sellise eelkinnipidamisega. Sinna võib sattuda ka inimene, kes on võib-olla lihtsalt passi ära kaotanud riiki sisenemisel, et need ei pruugi olla nagu veel kuidagi sellised tõestatud ja kindlasti väga paljudel juhtudel ka mitte vägivaldsed kuriteod. Ja keskkonnapsühholoogid on leidnud, et sellised üliminimaalsed 2x2 meetrit kõikidest stiimulitest tühjad ruumid võivad mõjuda väga rusuvalt nendele inimestele, kes ootamatul momendil sinna satuvad. Ja meie tegimegi siis oma biomeetriliste sensorite abil sisearhitektuuri osakonna jaoks siis sellise stadi, kus siin all graafikutel ongi näha, et me siis mõõtsime, kuidas ajas inimese aktiivsus-passiivsustase selle ruumide protseduuride järgnevuse käigus muutus. Ja selle pinnalt siis sisearhitektuuri pool siis püstitas hiljem selle võrra nagu tähenduslikuma nagu siis lähteülesande endale, et mida on soov saavutada ja kuidas siis mingite kindlate ruumiliste stiimulitega siis kas siis soovimatut tulemust vältida või soovitud tulemust siis kätte saada. Ja siin on ka graafikutena näha, tegu on ju, kui ma ei eksi, siis Emil Urbeli põnev arhitektuuriga iseenesest, et ka selle külje pealt huvitav näide, et see ei ole selline pelgalt on ju tehniline ruum, vaid ikkagi tugeva ruumi kontseptsiooniga projekt tegelikult ka. Ja
siis veel selle AR ja laiendatud reaalsuse teema jätkuks lõpetuseks ja meie justkui VR-labori ampluaa äranäitamiseks siin ka üks näide siis Rene Puusepa selle puidu ettevõtte Kreatoomuse jaoks tehtud arendusest, kus siis tehasemaja mudelile nägime ette sellised liitreaalsus lisakihistused, kus selle lihtsa puhta karkassi peal on võimalik siis inimesel vaadelda erinevaid lahendusi, mida Kreatoomus on siis just nende karkasside peal teostamiseks välja pakkunud. Et ka üks selline kombineeritud näide just nimelt siis sellest, kuidas virtuaalset ja füüsilist kihistust arhitektuuris kõige otstarbekamalt kokku panna. Ja ma hakkan enam-vähem lõppu jõudma ja tund hakkab ka enam-vähem täis saama, aga ma kokkuvõtteks iseenesest tahakski veel tulla tagasi just selle teema juurde, et ma ise ei kasuta kunagi neid seadmeid või tehnoloogiaid selleks, et neid kasutada või eesmärgina omaette. Ma ise olen nendeni jõudnud mingisugusest sellisest loomulikust vajadusest tulenevalt ja just soovist jõuda mingite uut tüüpi selliste ruumielamuse mudeliteni, kus meil on võimalik ruumiga mingisugusel uuel viisil suhestuda. Me võime nende liitreaalsusrakenduste näol mõelda nagu siis, et võib-olla on meil tulevikus kõigil võimalik oma kodu kujundada seda tüüpi lahenduste kaasabil, ilma et me eristaks nii täpselt, mis on virtuaalne, mis mitte. Aga siis veel sellisel spetsiifilisemal tasandil selleks keskseks justkui nagu motiiviks minu töödes ongi just see, et kuidas inimese elamust analüüsides luua veel põnevamaid ruumiolukordi ja kuidas kasutada seejuures ka siis ära kõiki võimalikke reaalsuse ja virtuaalse reaalsuse kokkusobitamise varianti. Ja ma selle osas näitaksin ka lõpetuseks ühte videot, kus ongi siis meie labori sensorite näitel ära näidatud ühe 360 pildi sees, kuidas reaalajas inimese aktiivsustasemest endast tulenevalt vallanduvad ruumis mingisugused muutused. Ja kui see võib-olla mõjub rohkem natuke sellise teraapiaruumina, kus sul on võimalik püüda näiteks maksimaalselt rahulikuks jääda ja vaadata, kas keskkond tuleb sinuga kaasa või peegeldub sinu selliseid meelemuutuseid endaga koos kaasa, siis suuremas plaanis seda sama tüüpi andmetöötlust on meil võimalik ka vaadelda alusuuringuna selliste targaruumi lahenduste jaoks, kus meil võiksid täiesti ka funktsionaalsed erinevad ruumi karakteristikud siis meie ootustele vastavalt kohaneda. Ja selleks iseenesest ka spordikellade nagu leviku, samuti uute EEG seadmete näol, nagu näiteks Neuralink, mida Elon Musk meeletu initsiatiiviga välja töötab, tuleb ka, ma usun, võimalusi üha juurde. Nii et ma ise usun küll sellesse tulevikku, kus meil on võimalik end ümbritsevate objektidega suhestuda sellisel vahetumal moel ja kui hetkel seda saavad teha pigem invaliidid, kellel on siis lihtsalt nende motoorsete puudujääkide nii-öelda kompenseerimiseks antud kasutada vastavad EEG seadmed, siis ma ise kujutan ette seda tüüpi lahendusi tulevikus tugevalt meie igapäevaellu integreerituna. Ja kõige viimaseks slaidiks ma veel panin lihtsalt ühe paralleeli meie VR sellise huvigrupi kohtumistest,
et kuigi meie hetkel kõik siin kuulajatega oleme erinevates füüsilistes ruumides, siis just koroona oludes on üha enam hoogustanud ka sellised nagu virtuaalruumide arendamised just koosolekute pidamiseks, et Soome XR-keskusel on näiteks samamoodi üles mudeldatud oma ruum, kuhu siis koosolekute ajal inimesed prillid pähe pannes kokku tulevad, üksteist küll kõigest avatarina nähes, aga siiski saades ka mingisugune ruumikogemus, mis ja taas võib-olla nagu paneb mõtlema selle üle, et mis nendeks ühisosadeks siis füüsilise ja virtuaalse ruumi vahel tulevikus jäävad. Aga selle teemaga ma ise lõpetaksin ka ja tänan igal juhul kuulamast ja olen valmis igasugu küsimustele vastama. Suur tänu, Johanna. Fantastiline loeng, virtuaalne aplaus. Siin on nii palju erinevaid kihistusi, mille kohta tahaks küsida. Ma publikule annan veel kord märku, jah, ma ühte kätt näen, üks küsimus tuli varasemast ka, et kohe nende juurde. Ma ise lükkan nii-öelda selle vankri teele ja alustan küsimustega, et mina ei ole selle valdkonna spetsialist otseselt või tegelikult üldse mitte. Mind huvitavad erinevad ruumitemaatikad küll, aga et just see tehnoloogiline pool ja mis puudutab digitaalset tehnoloogiat ka, et seal on minu kompetents hästi piiratud, aga mis mulje mul niimoodi hästi üldisel tasandil ikkagi on see, et ütleme, et vähemalt 90ndatest aastatest peale on hästi, isegi hoogustuva aktiivsusega räägitud sellest, et virtuaalne ja siis nagu füüsiline pärisruum, nii-öelda pärisruum, et need hakkavad üha rohkem põimuma omavahel. Aga miskipärast on ikkagi selline tunne, et sellist suurt hüpet ei ole tegelikult veel toimunud, et mingis mõttes nimetame seda tinglikult virtuaalseks ruumiks ja siis see meie argine töötamise ja elamise ruum, et nad on hästi eraldi ikkagi, et nad on need üksikud ülekanded või konkreetsed rakendused, mis on nagu tööle pandud, ütleme alates siin, ma ei tea, kui palju see levinud on, aga ühesõnaga ma tean, et on tehtud operatsioone niimoodi, et ühesõnaga kirurg asub hoopis võib-olla teises riigis ja siis digitaalsete seadmete nii-öelda abil ta teeb hoopis endast võib-olla mitme tuhande kilomeetri kaugusel asuvale inimesele operatsiooni. Kuni, ma ei tea, erootikatööstuseni välja, eks ju, VR-seadmed ja nii. Ja siis, võtame kas või need Google prillid, eks ju, et mul ise ei õnnestunud neid kunagi testida, aga miks sellist nii-öelda tavatarbijale suunatud, ütleme siis laiendatud reaalsust võimaldavaid seadmeid või rakendusi või üldse, ütleme asju üldise sõnaga, et miks neid nii vähe on, et kas seal on tehnoloogia keerukuse, tehnoloogia hinna või seadusandluse või inimese psüühika, füsioloogia teemad, et kas sa saaksid natuke arutleda selle üle, et mis nagu aitaks kaasa tuua sellise, ütleme ka mitte ainult kvalitatiivse, aga ka kvantitatiivse hüppe selles osas? See on hästi hea küsimus. Mulle esimese hooga tegelikult tundub, et tihti selle arenguhüppe toob kaasa mingi üks viraalne mäng või üks mingi viraalne nagu siis selline arendus, mille pärast kõik lihtsalt tunnevad, et nüüd neil on seda nii väga vaja või et 10 aastat tagasi me ei kujutanud ka ette, et me sellise hinnaga, 10 aastat tagasi võib-olla kujutasime, aga 20 aastat tagasi veel kindlasti ei kujutanud ette, et me sellise hinnaga nutitelefone hakkame kõik endale ja oma lastele ostma. Ja samas nüüd on läinud VR-prillide hind juba nutiseadmetega täiesti võrdväärseks, et Oculus Quest 2 prillid on kuskil 400-500 eurot ja need on juba sellised stand-alone tüüpi prillid, millel ei ole vaja võimsat tööjaama taga. Et mulle endale tundub, et
et nagu viimase kuskil 10 aasta jooksul see järk-järguline areng on olnud hästi tugev. Ma ise ostsin kuskil 8 aastat tagasi esimesed VR-prillid, mis oli veel arendusversioon, mille puhul kunagi ei teadnud, kas ja kuidas ta tööle läheb. Isegi 3 aastat tagasi veel EKAs alustades iga kord enne workshopi tuli mitu tundi varem kohal olla, et see mitme prillipaariga lahendus ikkagi oleks kindla peale töökindel ja oli seal alati ikkagi mingisuguseid tõrkeid nii seoses läikivate klaaspindadega, mis neid segadusse ajasid, kui kõige muuga. Aga ja, praegu tundub, et on just nagu sellest tarkvara, riistvara arendusest tekkinud mingi hea tasakaal, et vanasti, kui riistvara oligi nii palju oluliselt kallim, siis püüti ka võimaluse piires just tarkvara poolelt lahendada mingid probleemid ära. Seal alguajal puudutas palju ka seda, et lubelev pilt ajab südant pahaks, manipuleerib meie tasakaalu elundiga ja nii. Aga mulle endale tundub, et me oleme jõudmas sellesse etappi, kus neid juba vaikselt saab vaadata sellise tarbija seadmena ikkagi ja paljudel äppidel, mida me oleme harjunud telefonis kasutama, kas või Google Earth on üks lihtsamaid näiteid, on väga hea interface'iga nagu siis VR-lahendused juba nagu ka juures, mis kas või koroona ajal võimaldavadki virtuaalselt ringi reisida ja maailma avastada ja kannavad mingit seda eesmärki seal juures. Aga jälle siis selle teise külje pealt ma ise ütleks, et minu jaoks virtuaalreaalsus on ka nii palju laiem mõiste, et ma ise ka ei tunne nii otseselt puudust sellest, et kõik inimesed ostaks endale prillid ja hakkaks need peas käima ringi, vaid mulle väga meeldiks ka, kui me lihtsalt arhitektuuris hakkaksime nägema rohkem justkui sellest tõukunud lahendusi, mida tegelikult tingimata ei pea teostama üleüldse abiseadmete nagu vahendusel, aga need abiseadmed võib-olla lihtsalt on aidanud nagu teadvustada justkui selle teema potentsiaali ja selle näol siis ka tekitanud mingisuguseid lihtsalt uusi mõtteid reaalsuse nagu erinevatest kihistustest või nii. Võib-olla natuke laiali valguv vastus, aga kokkuvõttes, et mulle tundub, et tihti mingi üks viraalne mäng on see, mille puhul see paarsada eurot enam ei ole justkui kellelegi probleem, sest on nii suur soov see kogemus lihtsalt saada. Ja, no mängude teemal, eks ju, Pokemoni selline, kus tuli pärisruumis liikuda ja virtuaalseid ülesandeid lahendada. Näiteks Fortnite'i mängus on vastupidi, et seal toimuvad mingis mõttes nagu meil täna, eks ju, me tuleme virtuaalselt kokku, aga see on live sündmus, see on päris asi. Toimuvad kontserdid, siin eelmine aasta oli see suur, või oli see juba 2 aastat tagasi trapi artist Travis Scotti ülipopulaarne kontsert, mis lõi, seda on nii kerge niimoodi öelda, aga ta põhimõtteliselt lõi maailma absoluutse live kontsertide rekordi, et ma ei tea, mitu miljonit inimesi seal koos oli, et nagu füüsilises ruumis sa ei saagi seda sellist hulka inimesi kokku tuua. Aga no täpselt nii, eks. Aga üks asi veel, et see, mis sa juhtisid tähelepanu, et see juba ühesõnaga loengu alguses selle ulmeromaani põhjal, et väga oluline on eristus fantaasia ja simulatsiooni vahel, eks ju, et fantaasia on midagi, mida ei olegi võimalik, ega pole ka mõtet füüsilist või ütleme, et nagu nii-öelda pärisruumi tõlkida, eks ju, et siin me võime tuua ka selle sama kunstimõõtme, et see uus tehnoloogia nagu võimaldabki luua täiesti uut tüüpi loomingut ka, et see sama nii-öelda digitaalse allkirja tekkimine, digitaalse autorluse tekkimine, et siin me jõuame niisuguse ajalise spiraaliga Walter Benjaminini tagasi, kes rääkis sellest, et kuidas nii-öelda kunstiteoste reprodutseeritavuse ajastul kunstiteose erilisus kaob, eks ju. Aga et just siin need moodsad digitaalsed tehnoloogiad aitavad selle erilisuse tagasi tuua. See on siis ütleme see fantaasia pool, aga siis teine on ka see simulatsiooni pool, eks ju, mis on nagu, ütleme, minu jaoks seostub sellise rakenduslikuma mõõtmega ka, eks. Et see on nagu
ongi see, et sul on päris ruumis on teatud funktsionaalsused nagu võimendatud või laiendatud selle tehnoloogia abil, et ta aitab selle ruumiga kas paremini hakkama saada või pakkuda just nimelt, nagu sa kirjeldasid, neid teistsuguseid elamusi, eks. Et selles mõttes on see nagu ülioluline, ütleme see hüpe lihtsalt, mis iganes liikumissensorist, eks ju, mis on hästi mingis mõttes robustne tehnoloogia juba pikka aega olnud, eks, sellele, et päriselt need hübriidsemad ruumid võimaldaks, ma ütleksin sellist sügavamat, sina kasutasid sõna tähenduslik vist, et niisugust sügavamal tähenduslikumal tasandil teistsugust ruumikogemust. Sorry, ma pean praegu peaaegu monoloogi, aga ma kohe küsin ka, et ühesõnaga 60ndatel aastatel Prantsuse fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty kirjutas Cézanne'i maalide näitel sellest, kuidas ühesõnaga inimene... Ma isegi juba tahangi tsiteerida, ta kirjutas, kuidas alati erinevaid ruumi osi lahutab see aeg, mis kulub pilgu suunamisele ühest kohast teise ja just see hästi on ju kasutajakeskne lähenemine, aga võib-olla sa mõtled isegi rohkem palju seda, kuidas värv maitseb ja kuidas kollane sidu on oli vist tema tekst. No see on see sünesteesia temaatika, aga ma võib-olla tahtsin isegi rohkem osutada sellele, et Merleau-Ponty oli täielik antikartesiaan selles mõttes, et ta ja antikantiaan, et ta oli vastu eristusele mina ja maailma või meie ja maailma vahel, et ütleme, indiviid ja ruum on üks, nad on teineteisest lahutamatud, et see, ütleme, indiviid saab või tema kogemus saab tähenduslikuks ainult selle konkreetse ruumielamuse kaudu ja see teistpidi see ruum saab selle tähenduskihi või niisuguse karakteri ainult tänu sellele kogejale. Et siis ta Cézanne'i maalide puhul rääkiski sellest, et Cézanne'i maalidel joon ei ole mitte lahutav, vaid ühendav. Ja mul on tunne, et me võiksime nagu ka seda, nimetame siis seda uutmoodi ruumi kogemiseks või tajumiseks, et meil ongi mõtet käsitleda sellise hästi sujuva üleminekuna, see on hästi hübriidne, kuidas meil tähendused tekivad, seal ei ole isegi vahet, kas see on füüsiline ruum või see on virtuaalne ruum või mingi nende vahespektris olev asi. Aga et see tähendus tekib ja olulised kogemused ja mälukihistused settivad pidevas niisuguses vastastikuses, tagasisidestatud protsessis ja see kõik tundub hästi dünaamiline. Ja see on midagi palju rohkem kui lihtsalt see, et sa viibutad kätt ja siis sa lähed kaubanduskeskuse uksed lahti. Ma olen hästi samal lainel ja mul isegi ongi kahju, et ma ei jõudnud esitluses seda osa pikemalt käsitleda, mis just nagu ma võib-olla käsitlesin seda esitluses selle võrra, et ma ei pannud esitlusse ühtegi joonist. Tegelikult kõik vaated, mis ma mingitele projektidele panin, olid kasutaja vaatepunktist ja mulle tundus justkui võib-olla vale panna projektis siis joonist või plaani samal ajal, kui ma ise justkui räägin, kuidas need samad tehnoloogiad võimaldavadki hakata meil kasutajale projekteerima tema enda vaatepunktist ja need panevad meid ka nagu arhitektina on ju täiesti mingisse uude sellisesse vahetusse olukorda, kus me ei ole mitte nagu mingi jumalik silm taevas, nagu Soolek ütleb, vaid me olemegi selle tulevase kasutaja täiesti rollis ja teadvustamegi, et me teeme seda puhtalt tema jaoks. Ja ajaloos on hästi huvitavaid momente olnud, kus lineaarperspektiivile vastu võideldud just nendel samadel argumentidel, et lineaarperspektiiv eirab nii paljusid põhimõtteid, mis on meie nägemisele endale omased, see, kuidas meie pilk on ju vilab ruumis ja kuidas, nagu Ponty on ju ütleb, et kahte ruumi osa eristab alati see aeg, mis kulub pilgu suunamiseks ühest kohast teise. Pavel Florenski, üks vene teadur, tegi hästi põhjaliku
analüüsi, kus tal oli 10 punkti, mille poolest lineaarperspektiiv paika ei pea ja kuidas me peaksime minema täiesti üle sellistele hüperboolilistele nägemise põhimõtetele, mis kirjeldaksid kuidagi ausamalt seda, kuidas me ruumi näeme. Nii et ja, need asjad on hästi seotud ja ma ise loodangi eelkõige, et nende tehnoloogiate areng kuidagi lähendab neid lihtsalt sellisele hästi vahetule ruumielamusele ja et see ei tähenda üldse, et me peame nende tehnoloogiatega hakkama neid kasutama, vaid et nende tehnoloogiatega koos hakkame neid kasutama, vaid et lihtsalt nii arhitekti kui kasutaja nagu teadlikkus ja ootus muutub. Ja võib-olla üheks heaks näiteks ajaloost on ka näiteks Beatrice Colomina on kirjutanud huvitava teksti röntgeni leiutamisest ja sellest, kuidas seda ei uue visuaalkultuuri kaasa, mis hakkas ka järk-järgult seda mõjutama, kuidas me disainime, kuidas majad läksid kas just ainult selle mõjul, aga siiski sellega paralleelselt üha läbipaistvamaks ja tekkis üleüldse esmakordselt nagu arusaam mingitest uutest reaalsuse kihistustest, millel ka on AR ja VR temaatikaga tegelikult väga palju ühist, et meil on võimalik kellegi teise vaatenurgast või kellegi teise nagu isegi mingi liigi tunnustele omasel viisil näha asju ja see isegi ideaalis võikski võib-olla mingi empaatia tööriist selles mõttes ka olla, et ta võimaldaks nagu kehastuda päriselt erinevate kasutajate rolli. Just. Ja ma tahaks siia kõrvale veel tuua sellise temaatika, mis puudutab, ütleme, see sama tagasisidestatud selline, ütleme, suhe tehnoloogia ja indiviidi vahel, et ütleme, et kui me vaatame selles nii-öelda optimistlikus plaanis, et siis me näeme potentsiaale erinevaid ja et kui palju rikkam meie ruumikogemus võiks olla ja kui palju põnevam meie argikeskkond saaks olla ja kuidas me, muidugi mingid asjad muutuksid võib-olla lihtsamaks ja nii, aga kuidas sa vaatad sellele nii-öelda selle sama turvalisuse ja siis ütleme majandushuvide aspektist, et kuidas teha nii, et need uued tehnoloogiad ei muutuks ainult tehnoloogiagigantide või siis kas autoritaarsete režiimide tööriistadeks, et nad jääksid indiviidi teenistusse, mitte ei muutuks režiimi või võimu tööriistadeks, mille abil nagu inimest kontrolli? Hästi keeruline küsimus. Samas hästi lihtne vastus olekski blockchain ja need tehnoloogiad, mis välistavad justkui ühe selle justkui siis tsentraalse nagu omaja olemasolu. Aga hästi oluline küsimus just sellepärast, et kui me räägime näiteks nendest biomeetrilistest sensoritest, mis minu meelest on nagu võtmetähtsusega, et elamusest aru saada ja elamusele orienteeritult päriselt disainida, siis need on väga sarnased tehnoloogiad nagu need, mida kasutatakse näiteks valedetektorites ja sellel on nagu kaks otsa, et ühest küljest, kui neid asju nagu välja tuua, siis on justkui tunne, et tahaks põgeneda ja mitte kunagi neid proovida, aga siis jälle hakkad mõtlema, et mul on endal ka spordikell, mida ma kasutan ja väga palju ma ikkagi nagu ei muretse selle pärast, et kas nüüd Apple analüüsib, kuidas ma ennast tundsin seda Netflixi seriaali vaadates või et tihti kuidagi nendes valdkondades on nii, et justkui teoreetilisel tasandil võib olla väga palju põhjust karta, aga lõpuks see kasutaja mugavus kaalub selle üle ilma, et me isegi teadvustaks, et me oleme juba oma asjad ära andnud ja juba justkui selle süsteemi nagu sees. Siin on veel see nüanss ka, mida on toodud, ütleme, Google'i otsingute ja muude asjade puhul ka esile, et need samad, et kui on majandushuvid, et siis datat kasutatakse nii, et inimestele pakutakse seda, mida ta justkui juba ise ootab. Et mingis mõttes see justkui lõikab ära need erinevad uued kujuteldavad maailmad, kuhu veel võiks liikuda. Et mina nagu mõtlen selle peale, et kuidas ühesõnaga, et tahaks hoida need uksed, potentsiaalsed uksed ikkagi lahti. Et kui ma hakkan nagu indiviidina mingit uut tehnoloogiat kasutama, et siis ta kogub mu kohta andmeid,
aga et ta tulevikus siis ei kasutaks neid ära, et ma seda sama asja edasi teeks, vaid ikkagi ütleme päriselt võimaldaks neid uusi kujuteldavaid maailma kogeda. Ja seda ka on ju peetakse tihti üleüldse maailmavaadete radikaliseerumise põhjuseks, et meil ongi see Web 3.0 on ju, kus me saame isiksustatud sisu ja järjest enam süvenevad on ju need põhimõtted, mida vähem sa saad on ju teada mingitest alternatiivsetest maailmavaadetest. Aga mingi mõte oli mul seoses sellega, et kui ma alguse poole näitasin ka Cedric Price'i seda Fun Palace projektit, siis tema on, ma nüüd ei mäleta täpselt kus, aga defineerinud interaktsiooni just sellena, et interaktsioon peab üllatama. Et see justkui kõige levinum interaktsiooni vorm, et sa teed midagi ja siis täpselt see seinal vastu peegeldabki või täpselt see läbi simuleeritud saabki, ei ole tegelikult interaktsioon, vaid interaktsioonis peab olema päriselt on ju kaks sellist üksteist täiendavat osa poolt, mitte see, et üks teeb ja teine kuidagi peegeldab. Et jah, tore oleks just nimelt mõelda, et ka ruumi kogemises need seda tüüpi töövood, mida ma näitasin, võiksid viia kuidagi selleni, et ühest küljest, see on ka see hästi tuntud Churchilli quote on ju, et kõigepealt mõjutab keskkond meid ja siis mõjutame meie keskkonda. Aga et just interaktiivsetes lahendustes võiks seda kujutada päriselt kuidagi selliselt toimimas, et meil on mingisugune voli mingite parameetrite üle otsustada ja samas nagu jah, see toimib on ju mõlemat pidi. Ja, et mingis mõttes see on nagu igav, et okei, et meil on LED-ekraanidega hooned, kuhu saab igasugust asju kuvada, aga see mängib puhtalt inimese visuaaliga, et ma ei saa seda kuidagi nagu mingit sisendit sinna eriti anda. Okei, aga ühesõnaga see on pikk teema. Ma võtaksin, ma vaatan, Rain on küsinud, et kui nende teemade kohta tahta lisaks lugeda, et kas sul on sellist nii-öelda algajale soovituslikku kirjandust, et kus me võiksime alustada? Kui see elamuse pool huvitab, siis ma ise olen otsapidi seotud arhitektuuri neuroteaduste akadeemiaga, lühidalt ANFA, mis toimetab muidu California Salki instituudi all ja teeb iga 2 aasta tagant nagu siis sellised konverentsid, mis on üldiselt siiski nagu väga sellises arusaadavas keeles ja mille materjalid lähevad alati ka neile veebi. Et iseenesest jah, see elamuse teema ja just see neuroloogia arhitektuuri nagu kokkupuutepind, et selle osas olen mina palju nende materjalidest ja ka nende raamatuväljaannetest saanud tuge, et ANFA asutaja on kirjutanud Brain Landscape'i, mille ma ise olen ka EKA raamatukogusse tellinud. Siis üks teine inimeselt Saiger on kirjutanud Inquiry by Design, mis on samuti selline nagu elamuspõhise arhitektuuri üks baastekst. Ja nende üritustel ka alati ongi peaesinejaks üks neuroloog ja üks arhitekt, et seal oleks nagu terve konverentsi vältel seesama nagu dialoog siis õhus. Aga nende interaktsiooni teemade poole pealt ühest küljest selle osas on materjali väga palju, aga väga tihti ka nagu hästi pealiskaudset, et mul isegi praegu esimese hooga mingit väga head soovitust selle interaktsiooni poole pealt isegi ei ole. Et jah, mul oli endal ka nagu keeruline nende teemade peale kuidagi järk-järgult lülituda, kui ma lõputööd hakkasin tegelema, sest see materjal tihti jah, nagu mingite õppekavade kohustuslikes kirjandustes nagu ei väljendu. Muidu see on küll natuke ülekantud tähendusega, aga üks raamat, mis mulle on hästi korda läinud, on Kissing Architecture, mis on Silvia Laavini raamat just nagu kunsti ja arhitektuuri kokkupuute kohtadest. Ja see on võib-olla ka hea viis just siseneda nendesse uute ruumielamuste teemasse, et tihti või
ma vähemasti ise selliseid kõige võimsamaid ruumielamusi olen saanud just kohtades, kus ongi Daniel Liebeskindi maja sisse veel pandud James Turrelli valgusinstallatsioon ja seal lihtsalt asjad nagu mõjuvad on ju kokku või näiteid teisi ka, aga tema just ka oma raamatus nagu analüüsib seda, kuidas need kaks nagu poolt üksteist täiendada saavad. Ja sa tutvustasid ise mitmed kunstiteost ka, et selles mõttes selliseid eksperimentaalseid ruume on tegelikult juba aastakümneid saanudki kunstimuuseumides ja kunstigaleriides ka kogeda, et kus eksperimenteeritakse, eks ju, et nad on mingis mõttes iseseisvad teosed, aga kunstnikud on läbi aastakümnete uute tehnoloogiatega katsetanud ja need hübriidsed, ütleme, arhitektuuri ja kunsti piirimail olevad või mõlemad distsipliini sildavad lahendused, neid on väga palju, et selles mõttes võib-olla võib ka alustada kunstisaalist ka, et ei pea tingimata raamatust alustama, tuleb lihtsalt need saalid üles leida. Ma Veneetsia biennaalidelgi alati liigun selle pilguga, et ikkagi leida need ruumikogemusega paviljonid esimesena üles, et seda infot on nii lihtne distantsilt ka mingist raamatust tarbida, aga just, et kogemust saab ainult koha peal. Täpselt nii, et ruumikogemus võiks olla unikaalne. Siin meil oli kuulaja märksõnaga Diol, kas see võiks olla Loit äkki, oli käsi enne püsti, et kas Loidil oli soov küsida midagi? Või oli kogemata, ma kahtlustan. Võis ka olla. Hetkel ma rohkem praegu küsimusi ei näe. Ma vaatan, kas mul endal oli midagi siin veel. Ma võin ise nii kaua lisada, et mul üks teema, mis ka kuidagi isitusse ei mahtunud, aga mis tundub kuidagi nagu tuleviku osas isegi kuidagi kõige põnevam on see, et see, kui elamused saavad andmelise kuju, võimaldab hakata ka mõtlema kollektiivsete elamuste peale, et mingil määral Eestis Timo Toots ja Aleksander Väljamäe on sellega tegelenud, et pannagi teatri publikule näiteks sensorid külge ja üks asi on see, et sa saad suurelt massi korraga analüüsida, aga just see mingi sünergia, mis võiks tekkida siis, kui seadmete mõjul sa ka ise hakkad tajuma, mida teised su ümber tunnevad. Et mulle endale see tundub selline kõige huvitavam tuleviku perspektiiv nende teemade juures, kus mingid interaktiivsed lahendused ja just nagu avalikus ruumis siis nagu arhitektuuriga kokku saavad. See on äärmiselt huvitav, et sellisest multisensoorsest kinost on ammu räägitud, et need samad 3D prillid või isegi lõhnu on kasutatud, aga see, et sul oleks veel kuidagi vahetu tunnetus sellest, kuidas ülejäänud publik emotsionaalselt või ka füüsiliselt kuidagi võngub või mis signaal annab, et see võiks mõelda mis iganes rock-kontserdile või mis iganes ka rahulikule avalikule sündmusele, et jah, seda tahaks küll tunda või mida see tähendab, et kui me päriselt suudamegi tajuda seda, mida see kas suurem või väiksem mass meie ümber, mille sees me oleme, et mida see genereerib, mida see teeb. Timo Tootsil oli põnev neuroteatri selline eksperiment, kus publikule pandud sensorid tõlgiti sama etenduse taustaheliks, mille järgi jälle tantsija omakorda tantsis, et seda tagasiside ringlust vähemasti eksperimentaalsel kujul nagu ikkagi kogu ulatuses läbi proovida. Aga seal on hästi palju avastamata, mulle tundub veel. Ja võib-olla siin on just oluline rõhutada ka seda, et see sama looming ja kunst ei kao mitte kuhugi nende uute tehnoloogiatega, et uutele tehnoloogiatele ei peagi vaatama niimoodi ainult, et mis neist meile kasu on, vaid läbi ajaloo on uued tehnoloogiad võimaldanud ka uut moodi loomingut luua. See loodetavasti on ka tulevikus niimoodi. Ma arvan, et meil on aeg otsad kokku tõmmata. Ma olen väga tänulik sulle selle loengu eest. Ütlen publikule veel kord, et see salvestus läheb üles Arhitektuurimuuseumi YouTube'i kanalile paari nädala jooksul ja olete oodatud kuulama
meie järgmisi loenguid 2 nädala pärast, 26. mail Andres Sevtšuk ja 9. juunil Ingel Vaikla. Johanna, kas sul on omal mingeid ruumisoovitusi, mida inimestele nii-öelda kuhu neid suunata, just seesama, et kus võiks kogeda seda vahetut, kus tehnoloogia ja pärisruum ja meie isiklik taju nagu kohtuvad? Ma pean korraks mõtlema. Jah, kui mult viimati küsiti sellest lemmikruumi kogemust Eestis, siis ma soovitasin Vilem Künnapu seda West Coast Gateway maketti, aga seda ei ole võimalik interaktiivselt kogeda. Lihtsalt nii selliseid nagu 3-mõõtmelisi ja rikkalikke vorme meil tihti on ju valmis ehitatud kujul ei ole, aga jah, minul endal vist Eestis just sellistest nagu meedialahendustega integreeritud lahendustest ongi pigem mingid teatrilaval nähtud asjad nagu tugevamat elamust andnud. Seal ka tihti on ju see naelutatud vaatepunkt ja mingid need asjad on ju mängivad ka kaasa, et kas või sellesama Timo Tootsi Krabati kogu see virtuaalne lavalahendus, aga ma mõtlen, kas tuleks ka midagi, mis on nüüd ja praegu kogetav. Ja. Ma saadaksin Putukaväila all avalikus ruumis oma nutiseadme abil laiendatud reaalsust kogema. Ja. Natuke sellise enesekeskse soovitusena. Ja, see on tore soovitus. Igatahes ma olen sulle väga tänulik selle loengu eest ja soovin sulle ilusat kevade jätku. Ja tänud veel kord. Ja suur tänu publikule ka kohtumiseni peatselt.